Tere, köögisõbrad! Mina olen Arvo Kassin. Mul on rääkida teile siukest asja, et kui head sõrnikut teha, on vaja head kohupiima. Kaubanduses millegipärast ei müüda enam seda teralist kohupiima, mis vanasti oli. Nüüd on pastad ja kreemitaolised ja selleks, et saada siis nüüd korralikku kohupiima, siis tuleb osta kas talupiima kuskilt kodutootjatelt, naabritaludest või omada lehma toorpiima. Ja mina ostsingi naabritalust, kuna mul endal lehma ei ole, 5 liitrit piima. Panin ta purki ja siis katsin purgi pealt marliga niimoodi. Ja kui ta hommikuni seisis, see koor tuli kõik siia peale, ma siit pealt sain pool liitrit koort, hapukoort, sest ta oli ühe öö olnud mul soojas köögis. Ja siis ta seisis mul samamoodi, ma teda ei liiguta ega midagi, seisis kuskil 3-4 päeva ja ta nüüd hapnes, läks hapupiimaks muutus. Ja nüüd ma näitan teile seda hapupiima. Ma siin tarvitasin pool piima ära juba, nüüd jäi järgi 2,5 liitrit, näete, ta on nüüd korralik hapupiim. Ja selle hapupiima, et saada sellest nüüd kohupiima, mina panen poti tulele ja kallan selle siia ja nüüd hakkan teda kuumutama. Kuumutama kuskil isegi võib-olla 80 kraadini pastöriseerin. See vadak, mis on see rohekas selline, see muutub siia, nagu eraldub sellest piimast ja selle, mis sellest hapupiimast muutub nüüd kohupiim, selle ma kallan siis sõela peale ja sõelale panen kõigepealt marli ja kallan marli peale ja siis ta nagu eraldub kohupiim vadakust. Seda vadakut võib mitte ära visata, sellega ma olen teinud saia küpsetanud igal pool küpsetiste juurde. Seda vadakut saab kasutada. Nii, nüüd me paneme tule alla. Nii, tuli on meil all potil ja nüüd ma kallan selle piima, et isegi seda paha on kallata, siis ma natukene teda segan. Natukene segan teda. Ta on ju üks tervik tükk, ta ei tule siit potist välja. Ja nüüd ma kallan ta siia potti. Nii. Muidugi võib ka sellise potiga panna teda nii-öelda hapenduma. Ja nüüd teda võib natukene segada niimoodi vähehaaval ja ta nüüd kuumenedes hakkab nagu eralduma vadak ja see hapupiim muutub siis kohupiima teraks. Natukese ajast ma näitan teile uuesti. Näete, kuidas hakkab juba kohupiim kokku tõmbama ja tekib selline rohekas vedelik. Rahulikult võib segada ja siis tekib pärast see hapupiima muutub teraliseks, tekib kohupiima mass. Näete, juba hakkab tekkima. Seda hapupiima saate ilmselt kaupluse hapupiim, ma ei tea, millest see tehtud on. Aga Nopri talu ja kes need pudelis müüvad toorpiima Selverites ja
see piim peaks kõlbama, siis see naturaalne lehmapiim. Lastele on tehtud ka kohupiima, väikestele laste lemikutele ja see on keemiavaba selline kohupiim. Näete, siin hakkab juba teraks muutuma. Vadak eraldub. Vadak on selline rohekas, kollakas, rohekas, läbipaistev vedelik. Nendega see vadakust saab teha pannkookide juurde igale poole küpsetistesse panna. Kastmed teha näiteks ja vee asemel vadak on palju varem. Tal on toite väärtus on piima suhkuru, mis ta pidi olema. Kui teist huvitab, mis hiljem saab sellest kohupiimast, teda saab niisama süüa, sõrnikuid saab teha. Väga head sõrnikud saavad just sellest teralisest kohupiimast. Kõik retseptid on kirjutatud niimoodi, et kohupiim on teraline. Sinna pannakse juurde hapukoort, muna. Aga kui me paneme selle kreemiate kohupiimade juurde hapukoort ja muna, siis ta läheb nii vedelaks, et ta enam ei ole see retseptruus. Tuleb nagu ise saada sellist teralist kohupiima. Seda kaubanduses ei ole saada. Lõpptulemus, miks ma seda teen, seda kohupiima, ma tahan teha sõira. Lõuna-Eestis on sõir väga populaarne. Igas talus vanasti tehti sõira. Kui linnast lapsed läksid maale, siis esimene küsimus peale tere ütlemist, kas on värsket sõira tehtud. Ja Lätimaal muidugi ka Põhja-Lätimaal tehakse ka sõira, aga see enam pole see. Laatladel meil müüakse sõira Eestimaal, aga laatlasi on nii vähe ja seda sõira teeb üks-kaks firmat. Aga kodusel teel võib teha alati, igal ajal. Ja nautida seda köömne sõira. Näete, kuidas ta läheb nüüd juba. Ma toon ta veel ligemale. Näete, nüüd hakkab ta varsti juba kuskil 7 kraadil. Näete, kuidas ta siin rohekas selline vedelik tekib. Tera on moodustanud juba kohupiima tera ja rohekas vadak. Ja ega nüüd terat eriti rohkem ei olegi vaja nagu kuumutada. Siis nüüd on vadak on ilusti eraldunud. Nüüd hakkab, näete, kui vahule läheb, siis ta hakkab juba 800 kraadi juures. Nii et tegelikult peaks tule ära võtma. Nii. Näete, nüüd et ma seda ära kallata, ma võtan teise poti ja sellise kaubandus müüakse sellist sõela, kurna või kuidas keegi nimetab. Ja siia kurna peale ma võin panna marli ka veel lisaks veel juurde, et äkki nagu kergem on pärast seda kätte saada, et ta nagu sõela see võrgu sisse ei lähe. Ja selle marli võib ka enne eelnevalt märjaks teha. Lihtsalt niisutada vee sees ja siis, näete, nüüd ma panen ta siia peale. Ja nüüd ma kallan selle kohupiima, vaata siit pole vist parem kahjak. Näete rohekas vedelik. Ja nüüd ta nõrgub siit ära, koti seest, sellest vadak eraldub ja ongi meil käes oma ilma keemiata kohupiim.
ja seda nüüd kas lasta nõrguda lõpuni. Näete, siin ongi ta täis. Ja ta lasta siis lõpuni nõrguda. Kui panna mingisugune teine nõu või kuskilegi, kus ta saab nõrguda lõpuni. Ja kui te väga kiire on või tahate, siis võib need otsad kinni siduda. Mul ei ole praegust teist minuga siin. Ma saan kuskilt. Võtan siit käe poti. Mille peale ma saan lasta. Nii. See on see vadak nüüd. Ja nüüd te võite ka niimoodi teha, et võtate siit need 4 nurka. Seote kokku. Seote kokku 4 nurka. Ja saate riputada kuskilegi ülesse. Saate riputada. Sellega seome teised nurgad ka kokku. Ja nüüd ta margi peal. Ta nõrgub rahulikult. Näete. Ja nüüd võib selle isegi kuskilegi üles riputada. Näiteks siin kapil on näiteks niisugune nupu külge ja nõu alla. Ja siis ta nõrgub niimoodi kõik tühjaks. Ja see, mis me siin on, see ongi nüüd siis see teraline kohupiim, kui ta ära nõrgub. Pärast, kui on juba nõrutatud, siis ma näitan uuesti. Nii, sellest, mis ma nüüd nõrutasin marli sees, sellest 2,5 liitrist piimast sai 255 grammi kohupiima. Ja see on selline, näete, selline ilus kohupiim. Nii.